Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siis kaaludel on tulemas mai alguses suhetes ja armastuses. Ossa! Ja kohe niimoodi siis tuleb alguses, põnev, esimese kaardina kaalude jaoks väljas sauade 3. Sauade 3 on väga hea ettenägelikkuse kaart. Et see on niisugune tegutsemine sauadega, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, aga samas jah, ettenägelikkus, et see kaart ütleb, kui te tegutsete, siis justkui teie enda sisetunne juhatab teid mingite õigete teede või mingite õigete lahendusteni. Et see on selles mõttes niisugune nagu uue tee alguse kaart, et midagi see kaart soovitab teil uut siis alustada siin kaalud. Ja teise kaardina on siin kohe väljas hästi võimas maagikaart ja maagikaart tegelikult ütleb siin ära, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite siin enda olukorras olla niisugune võidukas või edukas. Ja maag siis kindlasti soovitab nagu unistada suurelt ja manifesteerida, soovitab suhelda, soovitab tegutseda. Ja muidugi kõige tähtsam on maagikaardiga siis usk ja usk iseendasse ja enda võimalustesse. Usk sellesse, et te suudate luua endale paremad võimalused või parema justkui ka reaalsuse siis. Ja tundub, et kaalud on siin justkui seda suunda minemas, et ma ei tea, siin tõesti varsti on täiskuu ka 12, mai vist on see täiskuu, just oli muidugi uus kuu, eks ju, aga võimalusi siin on teil areneda, tundub, et palju. Ja tegelikult ka kolmas kaart, milleks on siis karikate 9, ütleb, et te olete siin midagi saavutamas, sest karikate 9, ta on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart ja ta räägib hästi positiivsetest emotsioonidest ja justkui niisugusest nagu soovi täitumisest või eluunistuse täitumise kaart on justkui see, et kellelgi on mingi olukorraga seoses siis nii palju positiivseid emotsioone, et see tunne on nagu inimesel oleks täitunud mingi unistus või elusoov. Et ma ei tea, mis see siin täpselt kaalud teie jaoks on, aga nagu ma ütlesin maagikaardiga, siis tasub siin unistada suurelt ja manifesteerida endale siis mingeid eriti positiivseid lahendusi või võimalusi, sest tundub, et te siin midagi saavutate. Muidugi teist rida alustab meil natukene negatiivse mõõkade 4 ja mõõkade 4 on natukene niisugune ärevuse või stressi kaart ja mõõkade 4 mõnikord võib siis öelda, et te peaksite natukene rohkem aega iseendale pühendama. Et võib-olla te olete hästi palju teistele inimestele enda energiat välja andnud ja see ei ole tegelikult nagu hea ja see kaart võib-olla ütlebki siis, et tõmmake tagasi, pühendage rohkem aega iseendale ja see mõõkade 4 ütleb ka siis, et tänu sellele enda ajale saate te vabaneda siis mingist negatiivsest mineviku, ma ei tea, kas suhtest, inimesest, olukorrast või siis ka mingist hirmust. Et tegelikult on see niisugune probleemi lahenemise kaart, aga samas ka niisugune nagu puhkamine või aja endale pühendamine siis, et kasutage enda energiat mõistlikult. Nüüd muidugi eelviimase kaardina on siin tulemas kaaludele välja ka müntide 9 ja müntide 9 on nüüd kindlasti selline hästi nagu positiivne, samas hästi iseseisev, võimas niisugune loovuse energia kaart ja mündid muidugi tähendavad raha, rikkust ja viljakust, eks ju, et võib see kellegi jaoks tähendada mingit niisugust nagu luksuslikku elu, kindlasti mingites tööolukordades mingeid uusi võimalusi, ametikõrgendusi, eks ju, palgatõuse, niisugune hea rahakaart, muidugi kellegi jaoks võib-olla niisugune üllatuste, kingituste kaart on ju, aga samas tal siin potis on ka mingid mündid, et võib-olla see on see, mida te olete ise istutanud siis ja mingid viljad kannavad siin teil niisugust nagu raha sisse. Et ma ei tea, siin tundub, et selles lugemises on niisugune läbikäiv nagu edukuse energia sees. Muidugi nüüd eelmises reas oli meil karikate 9 ja nüüd on müntide 9, et see 9 või 99 võib ka teie jaoks midagi siin tähendada, sest meil praegu on aasta ka 2025, mis siis kokku võrdub 9-ga, et 999 võib-olla ka minge lööge Google'isse sisse, võib lisasõnumeid anda, aga viimase kaardina kaalude jaoks välja võtta mõõkade kuningas.
ja noh, mõõkade kuningas on hästi sarnane energiamüntide üheksale selles mõttes, et mõõkade kuningas on hästi iseseisev inimene, hästi sihikindel inimene, nutikas inimene, aus, õiglane, eks ju. samas mõõgad võivad tähendada head suhtlust või suhtlusvõimet siis nii-öelda, aga samas mõõkade kuningas on niisugune ennast kehtestav või otsekohese ütlemisega inimene, et see jällegi ei pruugi kõigile sobida. muidugi noh, ma ütlen, siin on see nüüd meesenergia kaart, samas kuningas võib tähendada nii meesterahvast kui naisterahvast, et ei ole siin nagu siukseid piire, et kui te tunnete ennast selles energias ära kaalud, siis see on teie energiakaart. kui see ei ole teie energiakaart, siis see võib olla siuke lähedase isiku, austaja, partneri energiakaart, et mingi suhtlus võib siis sealt poolt ka tulla, kui see ei ole teie, aga igal juhul müntide üheksa ütleb, et te saate kõigega väga hästi hakkama ja samas siis see karikate üheksa ütles, et justkui teie mingi soov või unistus täitub, nii et maagikaardiga tasub unistada suurelt. on siis teil siin mingid töömateriaalsed või siis romantilised olukorrad. kaalud, see oli siis selleks korraks teie suhted armastust lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. oli meeldiv ning kohtume varsti taas.